ja tema teema on Ristikivi isamaatus. Palun. Armas Riina ja su külalised, mul on hea meel, et sa mind siia kutsusid. Ja kuidagi, nagu ikka selliste teemade ja mõistete puhul, kes ennem esinevad, need juba ütlevad ära su parimad mõtted. Ja see Elisabethi jutt mõjus just täpselt samamoodi, nagu mul on Tartus üks tuttav 2-aastane Johannes. Ja kui tema käest midagi küsida, siis ta vastab puhtsüdamlikult ja selgelt, jah. Ta ei ütlegi veel okei. Pole veel haridust saanud. Ja ma tunnen sisemist hirmu selle eest, kui ta ükskord hakkab samamoodi okeitama nagu tema vanemad kaaslased ja kolleegid. Et ei ole ju tarvis. Milleks? Niisama saab ka läbi ja on palju lahedam. Ja mõned asjad on ju nii lihtsad, et justkui piinlik oleks tõesti nendest rääkida, lihtsamad, kui me oskame aimatagi, aga konks on selles, et nad ei pruugi samas olla lihtsameelsed. Karl Ristikivi on minu jaoks selline kirjanik, kes võib-olla kõige ehedamal kujul esindab ühte looja hinge, kes ühendab endast sujuvalt rahvuslase ja maailmakodaniku. Ja tema näitel ei ole selles midagi keerulist. See on iseenesest mõistetav. Ja siis äkki, kui keegi hakkab selles kahtlema ja otsima rõhutatult üht või teist poolt ja esile tõstma, siis tekitab see nõutust. Minu jutu ajend ongi üks selline nõutus. Umbes 1,5 aasta tagune, siis kui tähistati Ristikivi 100. sünniaastapäeva ja oli suur konverents Tartus ja Tallinnas. Ja vana hea tuttav, tore kena inimene, eestlaste sõber ja eesti kirjanduse tundja Cornelius Hasselblatt pidas järgmise pealkirjaga ettekande. Karl Ristikivi isamaatus kui arusaamatus. Ja kuulasin Corneliust ja hakkas kripeldama ja siiamaani kripeldab. Ikka ärkan jälle ja jälle kripeldab. Ja siis nüüd ma hakkasin lähemalt mõtlema, lõppude lõpuks tuleb asi ära lahendada kuidagi moodi. Sest olete isegi kogenud seda, et kui on mõni eriti kena ja tore ja tark inimene ja ta räägib midagi sellist, mis sulle ei meeldi, millega sa nõus ei saa olla, siis on see kimbatus eriti tüütu, et kuidas sellest üle saada. Aga teisest küljest ka Karl Ristikivi oli minu arust väga kena ja tore ja nii edasi inimene, nii et ei saa alla anda. Ja juba selles pealkirjas isamaatus kui arusaamatus on see tasakaalutus sees, mis hakkab häirima. Need mõisted ei ole ühe kaaluga. Arusaamatus, see on ju mingi selline kerge asi, millest saab üle. See ei ole tüli ega suur pahandus. Aga isamaatus on meil midagi erilist. Kaalukategoorias, nii et kärbeskaal ja raske kaal. Ja see Cornelius Hasselblatt oma ettekandes toetus sellele inimese teekonnale, Ristikivi ainsale luulekogule. Ta võttis siit ette sõnad, analüüsis kodumõistet, otsis siit kodumaad, ei leidnud ühtegi kodumaad, igasuguseid muid koduseoseid küll ja tegi siit siis oma järeldused, millega isegi üldiselt võib nõus olla, et Ristikivi kandis kodu oma hinges.
ükskõik kus ta siis ringi rändas. Ja see on täiesti usutav. Aga samas sellega ei saa nõus olla, et kui tema ei ütle, et kodumaa, et siis seda kodumaad ei oleks. Ja see on üks lihtsamaid asju, eriti sellise mehe puhul nagu Ristikivi, kelle üks rahvusliku elu vorm oli kindlasti keel. Keele sees elas tema ju kogu aeg rohkem kui paljud teised inimesed. Ja mis oleks veel iseenesest mõistetavamat ühel kirjanikul kui ümber ütelda. Ümber ütelda teistmoodi kodumaad ja teisi selliseid väga olulisi mõisteid, mitte otse lajatada. Ja niimoodi nad ongi mõjuvamad, kui nad tulevad mitmekihiliselt. See on siis, Ristikivi otsib ju kogu aeg seda mitmehäälsust. See on nagu eriti kaunis koorilaul komplitseeritud, mis lõpuks, kui sa jõuad tulemuseni ja kuulad seda, siis on tema nii lihtne, just et ta püsib koos kindlalt. Ja veel selles Ristikivi oma suures paksus päevaraamatus jõuab veel ühe erilise tasemeni. Seda tuleb otsast lõpuni ja rahulikult lugeda ja neid kihte vastu võtta, vabana ennast tunda seal juures. Ja siis on see, et samaaegselt on mitu teemat. Nad mängivad samal ajal ja siis mingites ootamatutes punktides nad saavad kokku. Seal on see teema kogu aeg, milles kõlavad Tüminga tuulekandled ja muud Eestimaa nimed. Nad tulevad äkki sisse täiesti iseenesest mõistetavalt nende sündmuste sisse, mis toimuvad parajasti Rootsis, igapäevane töö, üks kiht, siis raamatute kirjutamine, need vaevad üks kiht. Ja sellest saab kokku üks muusika koos oma kordustega. Just see korduste lumm tuleb sinna veel juurde. Nii et see keele sees elamine. Ja see, mis ühe looja hingel on, see kaks ainsus saab kolm ainsuseks. Tema püha vaim on see keel, eesti keel. Ristikivi on pannud esimeseks luuletuseks sellise luuletuse. Kojuigatsus, kauguseikatsus, kahte harusse kasvav puu, varjuotsija, tuulteotsija, metsa ja mere piirimaal. Sünnihirm, surmahirm, mõlemast otsast sõlmitud elulõng. Olemine, mitteolemine, üks neist on uni ja teine ei ole sedagi. Ta paneb selle esimeseks luuletuseks ja sellega on väga palju öeldud, kui mitte kõik. Just need vastandused, mis on ühe looja hinge sees, selle peal ju tekib see pinge, millest üldse saab midagi sündida. Siin ei ole mingit ületamatut kuristikku, vaid on just see pinge. Need niidid ja traadid, mis on kogu aeg pingul. Ja nii saabki võtta ka kogu seda Ristikivi loomingut. Ja see, et kirjanik ütleb ümber, ta ei ütle kodumaa. Ta kasutab siin sõna isamaa ainult ühe korra, isamaatuse vormis. Aga samas ta kirjutab luuletuse sõnajalad. Ainult Maarjamaal, Maarja sõnajalg, neitsi jahe lehvik, mille ta jaaniöö kastest rõske surub vastu põske. Varemist mööda, rinnakust alla, vanade puude all, mürgise juurega magusas maas, Trüopteris Filiks maas. Pahklikust tüvest piilub trüaad, ööl on 9 poega. 9 lillega padjal näed, et üksi jääd. Maarja, millal sa käisid me maal ja paitasid sõnajalga? Millal sa andsid talle oma nime? Lase sündida ime.
jah, ja kui niiviisi otsima hakata, siis neid ümberütlemisi on rohkesti. Ja siis ongi nii, keda tsiteerib Cornelius Hasselblad muu hulgas prantsuse ajaloolast Pierre Minaudier, kes on ristikivist kirjutades öelnud siis ja kirjapanud järgmise lause. Kuigi ta armastas oma isamaad, ei olnud ta rahvuslane. No mida sellise lausega peale hakata? Ei oska mitte midagi peale hakata, vähemalt kui ta on niiviisi kontekstist välja võetud. No see on see, et võiks ju olla iseenesestmõistetav, et rahvuslus ei ole targa inimese jaoks alasti. Ta ei liputa sellega. See on see. Või siis natuke komplitseeritum lugu on kunagi kirjutas Jaan Kross ajalehes Kodumaa ristikivist ja tegi temale seal etteheite, et miks ta ei kirjuta Eesti ajaloost. Jah, no Krossi ei saa võtta ka üks-üheselt, sest tema oli ju vangilaagris olnud mees ja juristi haridusega, ta tahtis mõnikord olla nii kaval, et oli iseendast ka kavalam. Aga ometigi ta sai ristikivist kirjutada selles ajalehes Kodumaa. Ja nooremad inimesed võib-olla ei kujuta ette, mis asi see Kodumaa oli. Välismaaga kultuurisidemete arendamise ühingu Eesti häälekandja, kelle poliitiline, julgeolekuline ülesanne oli luua sidemeid pagulastega ja teha seda ka oma võimete ja kavaluse piirides. Ja selle tõttu siis kirjutasid seal ka vahel just sellised mehed nagu Jaan Kross ja Paul-Eerik Rummo ja kirjutasid mõne ilusa looma. Ja Ristikivi, jah, luges seda ja oli puudutatud. Sest jällegi üks iseenesestmõistetav asi, siin ka jällegi tsiteerib Cornelius Hasselblad seda Jaan Krossi, ta viitab Jaan Krossile ja ütleb, et et miks oleks Ristikivi pidanud kirjutama sellest Eesti ainest. Et miks ta ei võinud siis, et kas see ei olegi meid huvitav ja üldinimlik aine, kõik oluline. Aga jätab selle sammu tegemata jällegi, mis on oluline, mis paneb kripeldama. Sest tegelikult Ristikivi ju kirjutas meist. Mitte et üksikust inimesest, sinust, minust, meist ka, jah. Aga sellest samast Eesti rahvast kirjutas tema ka siis, kui ta kirjutas lohehambaid näiteks, kui ta kirjutas katalaanidest, katalaani rahva saatusest. Väga aktuaalne praegu. Ma ei saa aru, miks lohehambad ei ole veel katalaani keelde tõlgitud. Ja see on üks nendest Ristikivi romaanidest, mis liigub kahe tasandi peal, erinevad ajaloolised tasandid, kes eriti huvitavad. Ta ise ütles ju niiviisi, et ta kirjutab ainult oma lihtsaid lugusid ja sellega pettis nii mõnegi ära. Sest need lihtsad lood, need on just see väga põnev ja nauditav mitmehäälsus, keeleline kodumaa. Ja see üks isamaatus, mis on siis luulekogus sees, seesama, mida siis Tõnu Tepandi on kirglikuks laulnud, mis lõpeb nii: nõnda ma istun ja tõesti ma ei tea, vanduda ennast või saatust. Ärge vaid öelge, et nõnda on hea, nõnda on elu, sest teie ei tea, ei tunne mu isamaatust. Ja Cornelius Hasselblad arvab, et siin on ka mitmeid tõlgendamisvõimalusi. No kahtlemata on. Aga mis peamine on? Sellest me ilmselt saame ühtemoodi aru. Ja muidugi on siin juures ka see nüanss, isiklikuks minnes, et Ristikivi ei olnud ju teada, kes oli tema isa. See on see üks sügavam mõõde veel juures, isamaatus. See on nii samuti ja muidugi see tore Cornelius, ta võttis ainult luuletuskogu ette ja analüüsis selle läbi. Ta ei võtnud muidugi seda suurt paksu päevaraamatut üldse, ega ka mitte romaane, kahjuks. Ja
rääkimata hingetööst. Ja siis veel see asi, jah, see looja inimene, tema ju esitab ka väljakutseid. Nii nagu Heiti Talviku loomingut on tõlgendatud. Heiti Talvik esitab tihti väljakutse Jumalale, olles võib-olla ise üks religioossemaid luuletajaid. Ja seda on ju ka nii mõnigi kirjutanud ja öelnud, et see on see kõige suurem armastus. See, kui sa esitad väljakutse, kui sa ei ole mingisugune alandlik tüüp. Ja selles mõttes on Ristikivi Talvikule lähedane. Hingetöös on selline lehekülg. Ma ei ole kunagi põgenenud sellelt rannalt väikese kalapaadiga. Ma ei usu, et see oleks võimalik olnud. Aga unes olen ma seda mitu korda teinud. Kõik läheb alati täpselt samuti nagu eelmistes unenägudes. On must ja sall õhtu, nii vaikne, et tuleb sõuda äärmiselt ettevaatlikult. Aga sõudjad on ka vilunud, nad on seda merd kündnud aastakümneid ja tunnevad seda sama hästi kui oma kiviklibuseid põllulappe. Nad on juba ammu surnud. Need, kes veel elavad, kuigi teadmatuses, on kaldale maha jäänud. Vesi on sügavroheline nagu selle esimesel päeval, mida ma üldse mäletan, kunagi väga ammu. Ma ei ole kunagi lahkunud seda teed, aga ma näen randa sellest küljest, alasti, maha jäetud, surnud. Ainult üsna varaseis lapsemälestusis on ta olnud roheline. Seegi on võib-olla hiljem juure luuletatud. Tegelikult on ta alati olnud vana, luitunud ja kuivanud. Mitte ainult rohi, vaid ka visa hingega kadakapõõsad on lõpuks kuivanud kollaseks. Hall baas, nagu kasvaks ülespoole, tungiks läbi õhukese kamara, nagu nälgiva looma selgroog, nagu maha jäetud maja sarikad läbi katuse. Vinge meretuul lõõtsub üle järjest lagedama maa, viib kaasa viimse mullasõmera kivide vahelt. Tühi, surnud rand. On raske uskuda, et see kunagi võiks veel ellu ärgata. On raske uskuda, et tõelisus kunagi võiks selle unenäo olematuks teha. Merigi taganeb siit, savine merepõhi kuivab ja praguneb, siin on paljajalu valus käia. Kust võtan nii tugevad, rautatud saapad, millega võin jälle sellele rannale astuda? Ja kas mul oleks südant tallata rautatud saabastega sellel rannal, mis ometi on olnud mu ema, kuigi ta nüüd on surnud? Ema. Jällegi mitte kordagi ei ole nimetatud sõna kodumaa, isegi mitte isamaa, küll aga ema. Ja ometi on ju selge, millest on jutt. Tõeline arusaamatus oleks kahelda, mida autor on silmas pidanud ja milline kiht siin on kõige tähenduslikum. Et kokkuvõttes tahaks kinnitada, et Ristikivi oli rahvuslane, vähemalt samal määral, kui seda olid Heiti Talvik ja Betty Alver. Rahvuslane ja maailma kodanik ühtlasi. Ja see on vähestele jõukohane olla mõlemat. Ja ka sageli kutsutakse meid korrale, et paluks ilma emotsioonideta. Ja siis ma alati mõtlen, et aga üks looja hing, eriti selline, kes siis ühendab rahvuslast ja maailma kodanikku. Kuidas tema saaks kõike ära ütelda ainult intellektuaalse mänguga? See oleks isegi ohtlik. Üks terasemaid eesti soost isemõtlejaid, Fanny de Sievers, on kirja pannud. Intellekt, kui muud ei ole, hävitab kogu elava, nagu väävelhape.